Aloha, minu nimi on Kristal Raalaksmi-Tetton, tulemas eetrisse imelisest Virginiast ja täna ma teen teile väikese esitluse ja tutvustuse, mis asi on kvantumkeha väljakutse. Sul on võimalus sellel osaleda siis detsembris 2025, kus saab olema 5 kohtumist iga nädal 1,5 tundi ja kui sa jääd sellest rongist maha, on sul võimalus see ka pärast järele osta. Sul on ka võimalus panna juurde võtta siis eraldi makstuna privaatseansid minuga, siis ideaalis nädalas 1 siis selline ka juurde. Ja kogu selle info saad sa nüüd, mis see täpsemalt kujutab, kuidas see kõik välja näeb, saad sa nüüd sellest esitlusest kätte. Kui sul tekib veel lisaküsimusi, kindlasti võta minuga ühendust. Kui sul tekib ka lisahirmusid, siis samamoodi võta minuga ühendust ja saame siis vaadata edasi. Ja imelist vaatamist ja kui sa ise võib-olla sellest ei ole huvitatud, aga sa tead inimesi, kellele see võib-olla tuleks abiks ja nad on pidevalt oma kehaga sõjas, siis kindlasti jaga neile ja suur aitäh sulle juba ette, et sa seda tegid. Nii et aloha, head vaatamist. Nii, ja siis mul on ta praegu siin lihtsalt sündmusena kvantumkeha väljakutse. See on praegu lihtsalt pandud niimoodi, et tõesti kui ütleme näiteks te kõik olete huvitatud, aga siis need ajad ikkagi kuidagi ei sobi, siis ma oleks täitsa nagu valmis kaaluma siis vaadata, mis veel võimalused on. Aga praegu jah, siis vaim viskas sellise asja välja ja see naine siin pildil, see on täpselt see, kuidas siis ma näen seda kvantumkeha, ütleme just naisena, et ta on täiesti ühenduses, tal ei ole hirmu, ta naudib, ta on oma kehaga sõbranna, parim sõbranna ja nagu te näete, see keha on nagu, ta helendab, ta täiesti nagu särab tervisest ja harmooniast. Et kui palju naisi te teate, kes on selles nii-öelda siis olukorras ja kes kätt südamele pannes võivad öelda, ma armastan oma keha, isegi ka neid ülekilosid või ülegramme, mis kellelgi siis on. Mina isiklikult väga ei tea, võib-olla 1-2 inimest terve selle oma elu jooksul olen kohanud, ega neid palju ei ole. Ja nüüd kui ma siis nagu natukene sügavamalt sellele sisse läksin, siis kui ma mõtlen ka tagasi siis oma selle Wildwiti coach'i olemise peale, siis mis selles oli väga nii-öelda siis oluline element, ta aitas väga paljusid inimesi, aitas mind ennast ka, aga seal olid paljud agad. See programm on loodud mehe poolt. Ja seal on palju asju, mis on siis naistele võib-olla hormonaalselt ja muus kujus ei toimi päris. Siis ma katsetasin enda peal need asjad üle siis, kuidas seda teha, ütleme, naise sõbralikumaks. Ja mingi aeg siis tuli ka arusaamine, et seal on palju teisi asju ka, mis tegelikult ikkagi ei toimi ja enamus, ütleme siis dieedid või ütleme siis kehaga toimetamised algavad kas kehast, toitumisest, dieedist ja enamus asjad hakkavad sellest, et nad hakkavad pihta piiramisega. Ja siin, mis see kvantumkeha nii-öelda väljakutse ja ma mõtlesin ka, et kas ma panen selle sõna väljakutse, ma panen selle väljakutse, sest tundus, et see on õige, sest ta tuleb väljakutse, ta nagu paneb inimesed proovile, annab neile nii-öelda võimalusi katsetada neid erinevaid uusi tasandeid. Ja siis tal on nagu just see võimalus, et alustada emotsionaalsest, mentaalsest, energeetilisest, mis tavaliselt põhimõtteliselt jäävad täiesti välja või on siis kuskil tagariiulil, et võib-olla lõpus vaatame. Aga nüüd, mis saab, kui alustada nende 3-ga? Ja kui keegi siin nüüd siis tunneb, et see heliseb, ta tahaks liituda, siis ma teen sellise väikese küsitluse siis liitujatele eelnevalt, et me teeme mõningad nii-öelda siis ütleme füüsilised nii-öelda siis, kuidas öelda, et kus sa praegu oled ja siis lihtsalt, et me konstateerime fakti, kus sa praegu oled ja siis võib-olla natukene, et mida sa ette kujutad, kuhu sa tahaks minna. Natuke nagu siis enne Wildwiti, aga natuke võib-olla teisel kujul, kergemal kujul. Ja siis
inimesed siis, kes liituvad, saavad siis selle nagu läbi mõtelda ja siis tagasi saata. Ja ta on siis rütmina on ta niimoodi pandud, et ta põhimõtteliselt oleks siis 18:30 Eesti aeg kuni siis 20, ta on nagu parem võib-olla aeg osadele. Ja et siis on see võimalus ja nüüd paljud võivad öelda, et issand jumal, Kristel, et segane oled, et detsembrikuus kõigil nii palju tegemist. Detsembrikuu on parim kuu selleks, et mõtelge nüüd, kui sa teed selle praegu läbi, kes sa oled 1. jaanuaril. Et see lõpeb meil 29. detsember, sul on siis kõik need nii-öelda siis kohtumised seal ja sa saad iga nädal siis panna praktikasse. Ja kuidas see siis nagu käib, et ongi, me tavaliselt teeme mingisuguse protsessi, äratame kvantumkeha teadvele ellu uuel moel ja siin on siis nüüd toodud natuke neid teemasid, mis see kvantumkeha on täna, siis kas oleme lasknud teistel luua programme, projektsioone, kontseptsioone, ühendusi, olendeid, mis on seotud meie kehadega ja kui need meid ei teeni, kuidas nendega tegeleda. Et põhimõtteliselt iga kord ma tahan teha niisuguse väikse puhastus siis hetke, et võib-olla ma võtan ajaliselt ette, et igaüks siis, kes on, et sellepärast ma ka ei taha nagu väga suureks seda gruppi ajada, et ongi väike sihuke pilootgrupp on ju ja esitan küsimusi, et ütleme näiteks, kui Aive ütleb, tuleb ja ütleb, et näed, Kristel, mul on teema sõõrikutega, ma ei saa aru, mis teema on selle sõõrikutega. Ja siis ma hakkan sinu vaimuga ühenduses küsima küsimusi, kuni me jõuame selle juureni ja siis me saame ka teha selle kvantumprotsessi. Mõnikord võib-olla on vaja mingisugused asjad juurena mentaalselt läbi käia, et ta siis nagu kuidagi, kuidas öelda, see puhastumine on nagu sügavam. Kui sa aga tunned, et ei, Kristal, läheme kohe sinna kvantum välja, puhastame selle kohe ära, ma ei taha sinna nii-öelda kaevama minna, siis täpselt, kuidas siis see inimene nii-öelda toimetab seal ja on. Ja nüüd ongi sageli ka näiteks, mida mina olen siin koristanud viimased 5 aastat, on minu vanaema programmid. Ja ma olen täiesti nii üllatunud, kui palju on. Noh, need ei olegi võib-olla isegi ainult vanaema programmid, need on esivanemate programmid, mis on lihtsalt sisse loodud just sellepärast, et teine maailmasõda oli, sõjast tuldi läbi, jäädi ellu ja siis kõik need ellujäämise erinevad versioonid, programmid, mis on, neid on meeletult palju nagu. Nii, et siis see osa ka siin ilusti nagu läbi käia, et kellel siis ka on teadmised selles seoses ja isegi kui ei ole, selle seansi ajal me saame nagu, et okei, võtame ühendust kellegi sinu esivanemaga, vaatame, kes sinna ruumi tuleb ja siis toimetame sealt, kolistame nagu selle nagu läbi, on ju. Nüüd siis kultuur ja kollektiivne teadvus. Näiteks mina mõtlesin, et miks on mul olnud nii raske siin näiteks praegu lihtsalt teha Wildwiti kevadit, ütleme veepäevad unustage ära praegu, et ainus, mis võib-olla läbi läheks, on tõesti rohesmuuti päev, on ju. Ongi, kultuur on selline, see on õgimise kultuur. Noh, ongi, et kui sa võtled Ameerika, kui suured on portsjonid, kuidas siin kõik on ju see toitumine käib, kõik on põhimõtteliselt karbohaidraid, on ju, süsivesikud, on ju. Siis teine asi on see, et ma olen osariigis, kus on mäed ja metsad, kõik maaelement. Ja selleks, et siin hakkama saada, lihtsalt seda maaelementi on nii palju, sa pead seda nagu kuidagi, kuidas öelda, kehastama. Ja siis aru saada, et okei, ja nüüd kollektiivne teadvus, näiteks kui me võtame Eesti kohaselt, ma ei ole Eestis, aga minu kollektiivteadvuse ühendus Eestiga ütleb mulle, Krista, sa pead ekstra sööma praegu, sellepärast et kohe homme tuleb sõda. Et kohe homme tuleb sõda ja sa pead ennast valmistama selleks. Ja ma ei ole isegi Eestis, aga minu alateadvus ja minu kollektiivteadvus annab mulle seda programmi, on ju. Ja nüüd, kes siis elavad välismaal, et ongi, et kus nad elavad, mis on selle kultuuri nii-öelda siis programm, on ju, väga hea nagu üle vaadata, on ju. Ja siis see, et miks on olla kehas nii suur kingitus just praegu. Et kui me teaks, kui paljud tõesti miljonid, põhimõtteliselt miljardid vaimud ootavad keha ja sul on keha, okei, ta on ülekaalus praegu, midagi on vaja seal nihutada, pole probleemi, tegeleme sellega ja
hakka lõpuks nagu tundma õnnistust ja tänu selle eest, et sul on see jackpot, sa said keha, sul on keha, sul on jackpot juba olemas. nüüd hakka seda kasutama nii, nagu ta tegelikult siis tahab sind teenida siin, on ju. et ta ei ole sinu vaenlane, ta on sinu parim sõber, on ju. Ja nüüd ma toon ka siis välja selle uue ajastu keha, vana ajastu keha variandid, et kui sa oled uues energias, siis need protsessid lähevad ülikiiresti, ülikiiresti toimub ka kohanemine ja kehastumine. et kui siis võib-olla siin ka teised, kes pärast vaatavad, mis see uus-vana on, siis vanas energias on siis need, kes on sündinud enne 1986 ja ei ole siis teinud läbi kas aura siis transformatsiooni või siis muid protsesse, mis aitavad siis kohaneda uute energiatega siis kergemini, indigo, kristall, kuld, teemantenergiad. Ja nendega on väga raske üksinda täielikult ise ühineda, sest seal on palju nii-öelda siis, kuidas öelda, tehnilisi elemente, mis keha lihtsalt läheb nagu siis kaitseprotsessi, seal peab olema väline inimene, kes aitab nagu sellesse üle viia. Ja siis me vaatame, noh, ma olen ta pannud siin elemendid, aga need võivad ka tasandid siis kvantumkehas. Kvantumkeha üks peamiseid tasandeid on siis energia, läbi energiate me põhimõtteliselt loome, läbi energiate me nihestame asju, peenhäälestame ja enamus inimesi ei ole sellel tasandil ja teine on siis sellest teadvuse tasandite muutus ja sellest teadvuse tasandite muutusest lähtuvalt loomine, on ju. Ja tavaliselt siis alustatakse keha tasandist või ratsionaalsest tasandist ja uues energias põhimõtteliselt ei toimi, on väga raske selles, noh, ta võtab aega ekstra, on ju. Siis kvantumkeha kaalu langetused, asjad. Ma toon siin välja selle, ma ei tea, kuidas Eestis on, siin Ameerikas on täielik uus epideemia ja Erik Edmiits on ka isegi maininud seda, on siis need kehakaalu langetuse süstid, mida need tegelikult teevad, kas nad siis tasakaalustavad keha, kas see on pikaajaline lahendus, nii edasi. Ja kuidas siis kvantumkehaga me saame endale ise teha kvantumsüstid. Ja see on palju, ütleme siis, kuidas öelda, jätkusuutlikum lahendus ja ka odavam lahendus peaks ütlema, on ju, ma ei tea, kuidas Eestis on, aga noh, siin on ikka sadade tuhandete viisi. Mu abikaasa oli ühes programmis, kus $1000 kuus läks nagu nende asjade jaoks, on ju. Nii, ja kuidas siis oma keha uude energiasse üle viia, et kes siis soovib seda, et kes uues ei ole, et siis annan natukene näiteid, aga tõesti üksinda on see põhimõtteliselt, mina näen ikkagi praeguse teadvuse tasandiga üsna võimatu. Ja kuidas siis luua see kvantumkeha kergusega jääda kogu ülejäänud eluks sisse kolida ja nagu meil siin täna oli, siis see paradiisi täna, mis me kogesime, see on põhimõtteliselt üks nendest valemitest, kuidas sinna ülakorrusele, emotsionaalse redeli ülakorrusele siis armastus, õndsus, julgus sisse kolida ja täielikult. Ja siis naiste siis 35+, sellesse ma lähen natukene sügavamalt sisse, kuna ma olen sellest nüüd nii palju ise teinud uurimist ja ka kogemusi, mis on. Ja siis menopaus, kas on eelmenopaus, oled menopausis, peale menopausi, mis see kehale tähendab, kuidas kvantumkehaga seda nagu toetada. Ja siis, mis see kvantumpuhastusprotsess on, mis see toimub siis isegi efektiivsemalt kui see toona meetod. Et mis see toona meetodis on puudu, on see, et kui sa lihtsalt küsid kehalt, et kas sa tahad seda kogeda, kas sa tahad sellest lahti saada, ta ütleb jah või ei. Ja sa ikkagi ei küsi seda põhjust, et mis on su sõnum või mis on su see ülesanne, siis ta jääb ikkagi kinni ja ta ei lase lahti, ta ikkagi taasloob ennast, et ta ei logi ennast seal kvantumtasandil lahti. Ja kuidas siis kehakapteni sillale, kvantumkeha kapteni sillale astuda ja kuidas siis kõike seda muutma hakata. Nii et täna te saite juba siis kogemuse, et kuidas see täpsemalt siis saab olema. Et holistiline koolitus, enesega tegeleme eelnevalt tuleb kasuks, kes siin kvantumalkeemia grupis olete, et teil on see täiesti köki-möki ja kes siis tõesti võib-olla on täitsa uued, ei tea sellest, siis oleks soovitav võib-olla siis mõni kergem asi läbi teha. Üks väga lihtne asi oleks 5-päevane siis
sisemise pere väljakutse, mis saab siis osta eraldi väga soodus ja odav. Ja kui mitte midagi muud, siis saab kas või isegi mõned lihtsalt tasuta videod vaadata siis YouTube'is, natuke tuttavamaks saada minu siis käekirja ja lähenemisega. Ja siis, kuna protsessid toimuvad ja ülekanded toimuvad Virginias, saate otse siis selle teemante energiate ülekande ka, et võib-olla ma siin teen veel ekstra siis lisaasju ka, et nüüd ma olen selgeks saanud, miks siin siis mõnikord, kui ma siis tegin neid kausside asju, et miks see heli läbi ei tulnud, et siis ukulele klassidest asjadest, et siis saab selle ka nagu, et saab isegi võib-olla siin kaussidega mõned asjad ja kui võtta siis ka mõned need kivid, asjad siis füüsiliselt siia juurde tuua. Ja nüüd minu mõte siis ka, et on kvantumalkeemia klubi jätkata sarnaselt, nagu ta on olnud, et korra kuus oleks niisugune väikene impulsikõne ja siis inimesed saavad tegeleda oma asjadega, et mis see võib-olla siis tulebki selline kvantum nii-öelda siis loomise aasta pigem. Kui me nüüd need emotsionaalse redeli oleme siin selle aastaga läbi käinud ja kes seda ei ole, neil on võimalus osta kõik see takkajärgi ja kõik need siis 12 koolitust nii-öelda siis läbi teha omal käel. Kes on siis Quantum Alkeemia klubiga jätkavad, et siis seal nüüd ka võib-olla tuleb väike hinnamuudatus, et ma vaatan need korra üle, et annan teile teada. Kui teie siis jätkate kvantumalkeemiaga järgmisel aastal, siis teile oleks osalus sellel kursusel 80 eurot, teistele on siis 100 eurot, et siis saate ka väikese allahindluse, 20 eurot on niisugune päris korralik juba. Ja kõige lõpuks on siis võimalus võtta selline lisaboonus, see on küll nüüd eraldi makstuna, aga iga nädal sa võid juurde võtta siis üks ühele seansi minuga. Kui sa iga nädal seda ei taha teha, sa võid ka teha ühe või kahe, kuidas tunne on. Selle maksumus on 200 eurot siis seanss, see võtab tund aega. Ja kui sa otsustad, et sa ostad kõigiks 5 nädalaks siis eraldi selle privaatse seansi lisaks siis grupi seansile, siis on sulle ka väike soodus, et 1000 euro asemel saad selle 800 euroga. Nii et selline variant on ka, mida ma väga soovitan, sest grupi protsessides võivad tulla üles erinevad uued teemad, mida võib-olla on vaja natukene sügavuti läbi käia või vaadata või puhastada ja millel võib-olla sul endal ei ole veel võimalus nii-öelda siis juuripidi ligi saada või ei hakka hammas veel peale. Et siis on hea, kui on selline väline teejuht, kes saab natuke toetada ja suunata. Nii et see on ka selline väga lahe lisaboonus, mida sa saad kasutada. Nüüd, kui sa siin detsembris 2025 seda originaalis ei tee ja sa saad selle materjali pärast siis järelekuulamisena, sa võid teha individuaalselt selle grupi osa ise läbi ja ikkagi võid võtta siis selle privaatseansid sinna juurde ja mu soovitus on, et sa ei teeks seda kiiremini läbi kui siis üks seanss, grupiseanss nagu nädalas, sest materjal on hästi süvitsi minev, hästi holistiline ja hästi intensiivne, et kui sa seda siis proovid kuidagi kiiremini teha, see võib olla liiga palju sinu süsteemile ja sinu kehale. Nii et jah, kui sa selle järgi teeksid, et siis on sul samamoodi võimalus siis võtta iga nädal siis üks lisaseanss või siis võtad ainult mõned ja siis põhimõtteliselt kehtib seesama siis boonus nende üks-ühe seanssidega. Nii et vaata, kuidas sul heliseb sellega ja see on niisugune lisatoe võimalus, kellel see võimalus on ja kes tunnevad, et see heliseb ja see vajadus on olemas. Nii et anname minna. Siis jah, et ma tahaks, et oleks võib-olla 5 inimest vähemalt, et siis tekib natuke sihuke tugevam, kuidas öelda, grupi sünergia. Ja 29 siis november oleks viimane päev, kui siis teada anda. Ja kui sul on huvi, et siis kõigepealt anda teada, et on huvi ja võib-olla, et siis ma teen niisuguse eelregistreerimise, et ma vaatan, kui palju huvilisi nagu teada annab. Ja siis, kui on kindel,
et olen nagu tulemas või grupp on nagu koos, et siis saan anda siis nagu, et okei, rohelise tuled saate siis otse lihtsalt ülekande teha või kellelgi on vaja firmale arvet, et siis saab sellega teha. Kui sa tead kedagi, kes vajaks oma kehaga tegelemist teisel tasandil ja võib-olla oleks avatud siis minu lähenemisele, siis sa võid saata talle selle tutvustava lingi, et siis seletas selle päris ilusti lahti. Siis on neil võib-olla ka nagu, et kui videos näevad, et kuidas inimesena on, et kas heliseb, et siis saate seda ka jagada, et siis sellised põnevad asjad ees. Nii et suur aitäh teile ja mahalo, kuni järgmise korrani.